Tere, mina olen siis Ave Gutman ja koos siis Birgit Hünevaga sai teostatud uuring peatäidest ja täpne uurimuste pealkiri oligi siis pedikuloosi esimene eelkooliealiste laste seas ning lapsevanemate teadlikkus peatäidega seonduvast. Peatäid on olnud inimkonnaga kaasas aastatuhandeid, tõesti mitte ainult aastatuhandeid pärast Kristust, vaid ka enne Kristust, et see on iidvana probleem ja tegelikult mitte midagi uut ka tänapäeva inimese jaoks ja paraku pole me teda ka täna ära unustanud. Eestis ametlikult enam tegelikult ei registreerita peatäitõve juhtumeid aastast 2004, ehk siis ligi paarkümmend aastat juba neid ametlikult kirja ei panda, kuid see ei tähenda seda, et probleem ei oleks jätkuvalt aktuaalne. Seal, kus on inimesed, seal on ka täid. Kuid enamuses või suurim probleem on peatäide levikuga seotud ikkagi lasteasutustes ja hoolekandeasutustes. Enamasti aktiviseerub või läheb aktiivsemaks peatäide levik sügisel, kui lapsed naasevad lasteaedadesse ja koolidesse ning lisaks on Terviseamet andnud välja siis ka sellist huvitavat infot. Nad küll ütlevad, et selle kohta ei ole ühtegi nii-öelda teadusuuringut, aga alati on näha, et täide levik hoogustub pärast koolivaheaegasid. Ja see ongi just ka talvekuudel, et see on tingitud sellega, et täid tuuakse kodudest kaasa. Et kui on soojad, ebameeldivad sellised talved, et ka õues ei ole lastel midagi teha, nad viibivad koolivaheajal rohkem siseruumis ja viivad pärast need täid lihtsalt kooli kaasa või lasteaeda kaasa. Et ühesõnaga igasugune selline koolivaheaeg soodustab peatäide levikut. Mis siis on oluline ikkagi on, et seda peatäid lapsevanem oskaks õigel ajal ära tunda ja oskaks ka vajadusel siis spetsiaalset ravi kasutada, et sellest peatäist võimalikult kiiresti ja lihtsalt lahti saada. Meie uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada peatäide esinemine just eelkooliealiste laste seas, mis tähendaski just seda, et need lapsed, kes ei käi veel üldhariduskoolis, vaid kas käivad lasteaias või lastehoius või ei käi kummaski, kuid näiteks ikkagi lävivad teiste eakaaslastega kas või huviringides või kui ka seda mitte, siis seda huvitavam on võrdlus, et kas lasteasutustes käiv laps on rohkem peatäidega või levib seal rohkem peatäid kui neid, kes lasteasutuses ei viibi. Ning teine eesmärk oli siis uurida lapsevanemate teadlikkust seoses siis peatäidega. Et kui välja selgitada see levik, see ulatuse, see määr, kui palju siis neid peatäisid või siis pedikuloosi, kui öelda, on eelkooliealiste laste seas, siis seejärel selgitada lapsevanemate teadlikkus peatäidest ja pedikuloosiga siis ehk peatäidega seonduvast ja võrrelda siis lapsevanemate teadlikkust erinevatest sotsiaaldemograafilistest gruppides. Ehk siis kas erinevates kas vanusekategooriates või elukohast sõltuvalt või haridustasemelt sõltuvalt, kas on lapsevanematel erinevusi teadlikkuse osas, mis puudutab just pedikuloosi levikut. Uuring viidi siis läbi veebikeskkonnas, see oli siis connect.ee veebikeskkond, kus oli siis üleval ankeetküsitlus, mis puudutas siis kõigepealt nii-öelda üldosa, et oli küsitud siis lapsevanema sotsiaaldemograafilised andmed ning seejärel uuriti, kas laps on põdenud lähiajal või viimati. Ühesõnaga küsimused olid siis viimase pedikuloosi juhu kohta. Ja kui lapsevanem väitis, et tal ei ole laps põdenud pedikuloosi ehk pole leitud peatäisid, siis ta sai kohe minna järgmise küsimuste ploki juurde, mis koosnes 20 väitest, millega siis selgitati seda teadlikkust. Kui aga lapsevanem väitis, et tal on lapsel olnud pedikuloosi, siis uuriti, kas on teada, kus laps peatäidõve sai, kas ja kuidas seda raviti. Kui ei olnud seda teadmist või kui ei olnud kokkupuudet, siis sai kohe, nagu ma ütlesin, minna siis selle 20 väitelise teema ploki juurde. Ankeetküsitlust levitati sotsiaalmeedia erinevates platvormides,
Facebookis, perekoolis, erinevates lapsevanematega seonduvates gruppides, aga muidugi kõige suurema tõuke ja suurema arvu vastajaid andis siis see, et seda levitas ka tuntud blogija Mallukas. Tulemustest siis, et nii palju vastajaid saime kokku, ilmselt oligi tänu siis sellele suurele sotsiaalmeedia levimusele ja kokku oli siis 1141 vastajat ja enamikel vastajatel kasvas peres üks eelkooliealine laps. Enim oli vastajate seas emasid ja mediaanvanus emadel oli siis 32,7 aastat. Enamik vastajaid olid keskharidusega, järgnes kõrgharidus ning kõige vähem vastajaid oli põhiharidusega. Lisaks uurisime, et kas kõrgharidus võib olla omandatud tervishoiu valdkonnas ning 11,4% vastajatest ütles jah, ta omab tervishoiu valdkonnas kõrgharidust. Antud joonisel on siis vastajate osakaal elukoha järgi. See on see esimene protsent seal maakonna pildi või struktuuri peal ja sulgudes olev protsent näitab siis pedikuloosi esinemist maakonnas. Ootuspäraselt oli enim vastajaid Harjumaalt ja Tallinnast, millele järgnes siis Tartu ja Tartumaa. Ning samuti oli ka siis nendes maakondades suurim pedikuloosi levimus, mis on ilmselt tingitud sellest, et seal oli ka kõige rohkem vastajaid. Enamik lapsevanemaid, kelle lapsel oli olnud peatäidõbi, teostas ka lapsel täitõrjet. Oli ka neid, kes vastasid, et seda ei teostatud ning loodeti siis sellele, et see peatäi kuidagi iseenesest sealt peast ära kaob, mis tegelikult on väär loota, seepärast, et peatäi ei ole mingisugust ajalist sellist tsüklit, kui kaua ta elaks või suudaks elada inimese peanahal, vaid tegelikult põhimõtteliselt nii kaua, kui inimene annab talle toiduks verd, siis nii kaua see suudab seal eksisteerida, ehk siis see on siis selline lõputu ring ja tegelikult vajab kindlasti asjakohast ravi. Vastasel juhul on see väga suureks ebameeldivaks kaaslaseks siis vahet ei ole, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga, kuna ta põhjustab ikkagi väga palju ka ebamugavust, näiteks kas või selle sama sügeluse näol, mis on esimene siis peatäi sümptom. Enam levinud ravimeetoditeks oli siis täisampoon ja täikamm, et on sellised spetsiaalsed vahendid siis apteegis saadaval. Põhimõtteliselt see täisampoon siis lämmatab täi. Kui siin ennem oli küsimus, et kui kaua täi suudab hinge kinni hoida, siis see sampooni tulemusel siis need peatäid peaksid lämbuma ja tegelikult siis lasevad nad seejärel lahti, mille järel siis saab peatäi välja kammida. Ja tegelikult võib ka kammida elus täisid, kuid see ei ole nii tõhus. Aga kui kasutada kahte meetodit koos, siis on see ravi õnnestumise protsent oluliselt kõrgem. 94% vastanutest pidas ravimeetodid tõhusaks, mis tähendab siis seda, et täid kadusid ilmselt lapsel peast ja veidi üle 80% vastanutest ravis siis profülaktika mõttes ka teisi pereliikmeid, sest peas võivad olla siis need täimunad ehk tingud, mis esmapilgul ei pruugi kohe silma hakata, eriti kui neid on väga vähe, et selles mõttes on alati mõistlik ka profülaktika mõttes teha ravikuur läbi kõikidele pereliikmetele, et mitte ainult lastele, vaid kindlasti ka täiskasvanutele. Peatäidest teadlikkust uuriti siis 20 väitega, millele sai vastata siis kas õige vale või ei oska öelda. Keskmine skoor oli siis ligi 14, mis tähendab seda, et keskmiselt siis 14 väitele saadi pihta ehk siis anti korrektne vastus. Ja selgus ka siis, et lapsevanemad, kelle lapsel oli esinenud pedikuloosi, siis nemad olid teadlikumad, mis on üsna loogiline, sest et nad on selle kadalipu läbi teinud.
Samas ei olnud vahet, kas peres oli üks või mitu last, et seal ei olnud lapsevanemad teadlikumad, ehkki oleks võinud seda ju selles mõttes eeldada, et kui on mitu last ja võib-olla ka mitu korda olnud kokkupuudet, et siis on ka teadlikkus kõrgem, kuid seda vahet ei leitud. Küll aga leiti seda, et kui oli lapsevanem, mida vanem oli lapsevanem, seda parem oli lapsevanema teadlikkus. Et loomulikult selge on see, et väga kõrget vanust siin vastajate seas ei olnud, kuna tegemist oli siis vastajatega, kellel pidi olema eelkooliealine laps. Ehk siis siia ei saanud, enamasti kõige vanem vastaja oli, kui ma ei eksi, vanuses 50+, kuid ta ei olnud ema, sest nagu ma ennist ütlesin, siis et väike protsent oli ka neid vastajaid, kes olid lapsevanemale kas isa või siis muu eestkostja. Aga kuna mediaanvanus oli 32 aastat, siis see kõneleb tegelikult enda eest, kuid oli ka lapsevanemaid, kelle vanus jäi üle 40 eluaasta ning nende teadlikkus siis tõepoolest oli parem. Kui rääkida haridusest, siis kõige parem teadlikkus oli keskharidusega vastajatel, välja arvatud siis need inimesed või need vastajad, kellel oli kõrgharidus tervishoiu valdkonnas. Et nende teadlikkus oli siis ikkagi kõige kõrgem. Aga kui me vaatame haridusastmeid eraldi, kas kesk-, kõrg- või põhiharidus, siis keskharidusega vastajad olid kõige paremate teadmistega. No siin on näha ka siis joonis, kuidas siis lapsevanemate vanus oli sõltuv teadlikkusest, et mida vanem vastaja, seda kõrgem siis oli vastaja teadlikkus. Et aga keskmiselt oli siis kõige rohkem vastajaid oli siis vanusegrupis 26–35 eluaastat ja järgnesid siis vastajad vanuses 36–45 eluaastat. Ja järeldustest siis, et kui vastajaid oli ligi 1100 või veidi üle selle, siis kolmandik neist kinnitas, et nende eelkooliealisel lapsel või lastel on olnud peatäidõve, ehk siis 30%. Ma leian, et see on küllaltki kõrge protsent. Et peatäid jätkuvalt on aktuaalne probleem ja ei tasu arvata, et see on seotud siis ainult hügieeniga ja et see levib ainult teatud ühiskonnakihtides, siis kindlasti nii see ei ole. Et see võib puudutada meist absoluutselt igaühte ja mitte ainult lapsi, vaid ka täiskasvanuid. Kui võtta kokku see teadlikkuse plokk, siis pigem oli teadlikkus pedikuloosist hea. Et üks võrdlus, üks uuring, mida me võrdlesime Austraalia uuringuga või üks sarnane uuring, mis tehti Austraalias, siis kui meil oli keskmine, skoorid ei ole päris üks-ühele võrreldavad, aga ütleme nii, et kui Austraalia lapsevanem oli siis vähema või väiksema teadlikkusega, kui oli Eesti lapsevanem. Et vähemalt enamik lapsevanemad vastasid üle pooltele väidetele siis korrektselt. Ja lisaks siis saab järeldada ka seda, et teadlikkus ikkagi sõltus sotsiaaldemograafilistest näitajatest, et kui tegemist oli näiteks siis haridusega või vanusegrupiga, et siin oli tõepoolest olemas siis erinevused teadlikkuses. Aitäh! Suur aitäh teile! Olen kingituse valmis ja tulen omalt poolt küsimusega. Et kui tihti tuleb kodus seista hügieeni eest, et need vaheaegadel kodust ühiskondlikesse asutustesse viidud täid nii suures hulgas ei leviks? Mida see tähendab koduses hügieenis ja nii-öelda siis perenaiste igapäevatoimetustele meeldetuletuste poolelt? See tähendab kindlasti seda, et riidepesu ja voodipesu vahetus. Voodipesu on tihtipeale see, mis jääb tähelepanuta, kui lapsel või ka muul pereliikmel hakatakse peatäisid ravima, aga unustatakse ära see põhitõde, et ka voodipesu tegelikult peaks läbima korraliku puhastuskuuri nii-öelda ja mitte ainult siis ühel pereliikmel, vaid kõikidel. Kuid tõepoolest, et selles mõttes peamine, rääkimata isiklikust hügieenist, mis puudutab siis peapesu, kätepesu, aga just nimelt voodipesu hügieen on oluline. Hästi. Saan ma õigesti aru, et triikimine ja või ei?
Nii ja naa on leitud, et täi suudab ka ennast kuumakindlaks muuta. Lisaks sellele, et ta hinge kinni hoiab. Meil on siis teada, Jaan, et kui me järgmist konverentsi teeme, et siis äkki võib-olla uus küsimus on see, et ta suudab ka kuumakindel olla lisaks sellele, et 8 tundi hinge kinni hoida. Just, et neil on teatav selline, ma ei oskagi siis öelda, mis asi on võime, siis ütleme, et see supervõime, nad suudavad ennast teatavates oludes teha kuumakindlaks, et sellepärast alati kuumutamine ei pruugi mõjuda, et see on välja toodud uuringutes sellepärast, et on lapsevanemad, kes on püüdnud täisi tappa juuksesirgendajaga. Aga see ei pruugi olla tõhus, kui täis suudab kuumakindlaks muuta ennast. Ma saan aru, et see ei ole tõenduspõhine. Mis nimelt? Et see, et sirgendajaga minna lapse juuste juurde. Ei ole. Ja sealt ka siis kohe küsimus, et ma saan ka aru, et sellel hetkel, kui kasutada pikka pesuprogrammi, nad siiski on nõus hinge kinni hoidma, ennast muteerima ja sealt pesumasinast täie rõõmuga välja tulema. Põhimõtteliselt on see võimalik, kuid nad pigem küll upuvad. Et seda nad tõepoolest on võimelised siis nii-öelda tegema. Ahaa, et taaskord üks uus fakt, et nad võivad uppuda. Ehk et mulle tunduvad nad küll oma käitumiselt just kui maratoonarid, et nad panevad kõigele super hästi vastu. Just, üldiselt nad on nagu öeldakse, et kui tuleb maailma lõpp, siis jäävad siia maa peal ainult prussakad, aga võib vist öelda ka, et täid. Et nad on tõepoolest väga vastupidavad. Aga kui teha selline täielik puhastuskuur nii-öelda voodipesule, kasutada spetsiaalseid ravimeid juustes ja ikkagi igaks juhus ka triikida see pesu ära ja et sellisel juhul me võime üsna kindlad olla, et me suudame selle täi elutsükli ikkagi katkestada. Väga kena. Suur aitäh teile omalt poolt tutvustamast, ülevaadet andmast ja ka nende praktiliste soovituste eest, sest mõnikord võib ju ka raamatus midagi praktilist olla. Absoluutselt. Suur aitäh teile ja me loodame, et läbi teaduse saab teha head. Aitäh!